Hea Eesti rahvas! Eesti poliitikas on saabunud uus periood. Enam ei pea me hääletama ainult inimeste poolt. Lõpuks ometi on võimalik hääletada ka ideede poolt. Olen välja töötanud põhjaliku kava Eesti kanepipoliitika reformimiseks. Kui minu visioon kogub internetis 1000 allkirja, saan võimaluse esitleda oma plaani Riigikogule, koostöös parimate Eesti ekspertidega. Eesti kanepipoliitikas on palju probleeme, väga palju probleeme. Meie riigis elab sadu inimesi, kelle rasked tervisehädad saaksid head leevendust ravikanepist. Need inimesed vaatavad piiri taha ja näevad, et ravikanep on kättesaadav Soomes, Saksamaal, USAs, Iisraelis ja paljudes teistes tsiviliseeritud riikides. Seejärel lähevad need patsiendid Eestis arsti juurde ja avastavad, et keskmisel Eesti arstil puudub igasugune ravikanepi teemaline haridus. Samuti on riiklik regulatsioon loonud olukorra, kus Eesti arstil on märksa lihtsam välja kirjutada näiteks fentanüüli kui ravikanepit. Ravikanep on riigi arvates niivõrd ohtlik ravim, et seda saab taotleda ainult erandkorras läbi komisjonide ja läbi ametkondade. Samal ajal on võimalik retseptiga koheselt osta ravimeid, millega üledoseerimine on surmav ja mis tekitavad ka sõltuvust kergemini kui kanep. Selline olukord on ebaõiglane ning kahjustab haigete inimeste tervist ja inimväärikust. Minu plaan võimaldaks Eesti arstidel ravikanepit välja kirjutada sama kergesti kui fentanüüli ja paljusid teisi ohtlikke ravimeid. Kui Eesti patsiendid hakkavad kunagi reaalselt ravikanepit kätte saama, tekib järgmine küsimus. Kes seda toodab? Minu jaoks on arusaamatu, miks ei ole võimalik Eesti ettevõtjatel toota ravikanepit vähemalt ekspordiks. Ravimeid tootev Eesti ettevõte võib tünnis kokku segada äärmiselt ohtlikke kemikaale ning toota mitmeid narkootilisi surmavaid aineid. Samuti on neil õigus turustada oma toodangut kõikjal maailmas, kui neil on õiged litsentsid ja nad täidavad ohutusnõudeid. Kuid märksa ohutama ravikanepi tootmine isegi ekspordiks on Eestis lihtsalt keelatud. Selline olukord on põhjendamatu ja see viga tuleb ära parandada. Me peame lubama Eesti ettevõtjatel ravikanepit toota, kui mitte muud moodi, siis kas või ainult ekspordiks. Meil ei ole Eestis palju maavarasid, aga meil on kvaliteetne muld ja meil on puhas loodus. Eestimaa viljakas pinnasest võrsub ravikanepiks pakkuda leevendust terve maailma patsientidele. Toodang läheks peamiselt Eestist välja, seda tarvitaksid raskelt haiged inimesed ainult arsti ettekirjutusel. Töökohad ja kasum jääksid aga Eestisse. Minu reformikava 3. punkt puudutab kanepituru riiklikku reguleerimist. Eesti ühiskonna 3 kõige levinumat narkootikumi on alkohol, tubakas ja kanep. Alkoholi ja tubakat on raske leida mustalt turult. Mõlema aine ostmiseks peab inimene olema õiges vanuses ja osta saab vaid kindlatel kellaaegadel ja kindlatest kohtadest. Kui inimene ostab kanepit, siis diiler tema käest vanust ei küsi. Kui tunned õigeid inimesi, on võimalik kanepit osta ööpäevaringselt. Mustal turul levib ohtralt solgitud kanepit, mis võib tervist oluliselt kahjustada. Ka Eestis on mustal turul liikunud kanepit, mida on kaalu tõstmiseks segatud suhkru või isegi klaasipuruga. Euroopas pritsitakse mustal turul kanepi peale ka plastikust mikrokuulikesi. Kõik sellised lisaained on tervisele märksa kahjulikumad kui kanep ise. Vahel müüakse mustal turul kanepi nime all ka suvalist heina, mille hulka on segatud laborikemikaale. Nii mõnigi kanepitarvitaja ja ravikanepit vaja patsient hakkab endale kanepit ise kasvatama. See on ainuke võimalus kvaliteedi tagamiseks, kuid niimoodi muutub inimene kriminaalkurjategijaks. Kui ma räägin kanepituru riiklikust reguleerimisest, siis ma räägin praeguse väga halva olukorra ohjeldamisest. Ma tahan, et Eestis oleks kanep noortele raskemini kättesaadav. Ma tahan, et Eestis oleks kanep raskemini kättesaadav ka nendele vähestele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei tohiks kanepit tarvitada. Ja samuti ma tahan, et Eestis oleks kvaliteetne ja puhas kanep kättesaadav neile, kes on piisavalt terved, et seda tarvitada. Minu plaan kanepituru riiklikuks reguleerimiseks võimaldaks kanepi tarvitamist ainult kinnistes kanepikohvikutes. Sissepääsemiseks pead olema vähemalt 21 aastat vana ja sul peab olema kehtiv tervisetõend, mis kinnitab, et sul puuduvad need paar kriitilist eelsoodumust, mille puhul kanepi tarvitamine on väga halb mõte. Ütlen ausalt, mulle ei meeldi see, kuidas kanep on legaliseeritud näiteks Colorados. Mulle ei meeldi ka Hollandi mudel ega California mudel. Ma olen Eestile välja mõelnud maailma ajaloo kõige konservatiivsema kanepituru reguleerimise mudeli. Kõik toimub arstide, teadlaste ja professionaalse personali järelevalve all. Kõik ostud registreeritakse ja kui siiski peaks ilmnema probleeme, saaks arst iga kell tervisetõendi tühistada. Minu plaani järgi tegutsedes loome Eestisse ohtralt uusi töökohti, teenime riigikassasse kena kasumi ja vähendame oluliselt kanepi kättesaadavust mustal turul, eriti kättesaadavust alaealistel. Kutsun teid kõiki tutvuma minu plaaniga internetis minu kodulehel aadressil elver.ee. Samal veebilehel avaldan videosid, mis vastavad teie küsimustele neil teemadel. Vastused ei koosta mina üksi, vaid kaasan ka eksperte. Niimoodi koostööd tehes suudame muuta Eesti kanepipoliitika paremuse poole ja vähendada oluliselt kanepi tarvitamist noorte hulgas. Tule tutvu minu plaaniga ja anna oma allkiri. Koos teeme Eesti paremaks.